Pärast seda, kui Somaalimaa suursaadik Iisraelis teatas plaanist avada riigi esimene välissaatkond Jeruusalemmas, kritiseerib Egiptus nüüd seda sammu. Egiptuse valitsuse veebilehel avaldatud avalduses seisab: Egiptus mõistab karmilt hukka ebaseadusliku ja vastuvõetamatu sammu, mis puudutab niinimetatud Somaalimaa saatkonna avamist Al-Qudsis ehk Jeruusalemmas. Aga see pole ainult diplomaatiline protokoll. Suurem pilt on uus strateegiline vastasseis, mis kujuneb Aafrika sarvel. Usun, et selles loos on kindlasti rohkemat kui ainult Egiptuse hukkamõist. Piirkonnas kujunevad liidud, milles osalevad Egiptus, Türgi, Somaalia, Iisrael, Somaalimaa ja võib-olla isegi Araabia Ühendemiraadid. Kas saaksid selle meile lahti seletada? Jah, igal riigil on ju oma huvid, aga me näeme selgelt, et siin on mingisugune liit, mingid leerid, 2 leeri. Ühelt poolt näeme Egiptust ja Somaaliat, samuti Egiptust, Somaaliat ja teisi riike selles piirkonnas. Teiselt poolt näeme Araabia Ühendemiraate, kes toetab Somaalimaad, Iisraeli, kes on juba Somaalimaad tunnustanud ja nüüd tahab Somaalimaa avada saatkonna Jeruusalemmas. Ja samuti Etioopia, kellel on oma probleemid egiptlastega. See puudutab Niiluse tammi küsimust. Aafrika sarvel. See näitab selgelt, et on olemas mingisugune liit. Aga ma ütleksin, et see ei ole 100% nii, sest näiteks Araabia Ühendemiraadid investeerivad ka Egiptusesse. Ja samuti on Egiptusel endiselt oma suhted Iisraeliga ja oma huvid. Kanalid on muidugi väga avatud. Isegi pärast 2-3 aastat sõda Iisraeli ja Hamasi vahel on suhted siin endiselt samad. Nii et see on väga keeruline küsimus, kus iga osapool tahab oma kasu maksimeerida. Somaalimaa elanikud on sellest tunnustusest huvitatud. Iisrael annab neile selle. Võib-olla näeme nüüd isegi rohkem riike Somaalimaad tunnustamas. Oleme näinud, et mõned Araabia Ühendemiraatide ametnikud on rääkinud veel ühest edusammust Somaalimaa jaoks, mis võib viidata sellele, et Araabia Ühendemiraadid võiks olla järgmine riik, kes Somaalimaad tunnustab. See on midagi, mis Aafrika sarve piirkonnas kogu aeg muutub. Väga oluline piirkond. Egiptlased tahavad hoida Suessi kanalit ja Punast merd turvalisena ja stabiilsena. Ei mingeid separatiste siin ja seal. Iisraelased ja Araabia Ühendemiraadid vajavad seal oma huvide kaitsmist. Iisraelased tahavad samuti seal kohal olla, kuna Huthid kujutavad ohtu ning soovivad suuremat kohalolekut Punase mere ääres. Nii et erinevate riikide huvid mängivad siin rolli, aga vähemalt praegu ei ründa keegi teist poolt. Aga tead, Egiptuse hukkamõist näitab meile samuti, kuidas neid asju erinevatest vaatenurkadest nähakse. Oluline uuendus, mis annab meile veidi rohkem aimu sellest Egiptuse hukkamõistust. E24 News English, aitäh selle ülevaate eest!